ja 14. päev ja tulin sealt telkimisest seal ära, kus ma enne telkisin. Kusagil isegi üle poole tunni oli see teekond sealt ümber selle Pikkjärve, Suurjärv ja see vist on siin Väinjärv. Ja siit Väinjärv. Kuni lõpuks siis tulin ja sealt mäe pealt läksin ja siis nägin, et need katused paistsid heledad, et tulin siia platsi peale ära. Siin sain kogu oma varustuse nüüd laiali laotada. Osa asju pesin veel ära. Nii et minu see sandlaager on nüüd siin laiali ilusti. Panin vee keema ja hetkel ma jään mõneks ajaks siia, et üritada. Aeg-ajalt küll tuleb see tumeda pilvi ka suht kõrged, nii et ma üritan nii palju kui võimalik siin kuivatada, et isegi kui ilm sadama hakkab, et siis mul jäävad telk ja kõik asjad, need on ära kuivatatud veel. 2,5 tundi olin siin, nii et loodetavasti ei tekita see probleeme päeva jooksul, et liiga hilja startinud, aga ma arvan, et see asi oli seda väärt. Ja oleks muidugi eile õhtul kohe siia jõudnud, et oleks saanud juba eile õhtul midagi teha, aga mis ikka. Nüüd edasi ma eeldan, et see tee siit läheb Paukjärve tõuselt. Tahtsin veel näidata, et 1 pluss veel oli ikkagi see, et nende järvede ümber see otsimine, kui ma otsisin seda laagrit. Seal käisin ümber järvesid ja ei leidnud. Kuhugi ma selle panin. Leidsin ühe asja. Sellise asja leidsin raja äärest, aga tõenäoliselt ei ole täna 50 eurot väärt. Suht ära pleekinud, nii et seal tükk aega vedelenud juba, nii et aga vast midagi selle eest saab, et nii et ja raamat muidugi on suht räbalaks juba. Nii et aga veel täna ja homme ja siis peale homne marsruut on nii niukene, et mul ei pruugi selles raamatust sellest läbi olla, et see lõpumarsruut on juba siin lõpp on juba rohkem see lisapäevad, mis olid mõnusalt äkki ma viitsin, et need polügooni alla jäävad Palaküla ja Suru ja aga tegelikult ma sinna ei läinud, nii et tegelikult ma lähen otse Valgejõe peale, nii et ja siis sealt edasi on juba Käsmu ja nii et need ma lähen vast lihtsalt selle juba selle kaardi järgi, nii et huvitav, mis asi see siin on. See on Paukjärve tee ääres. Nagu mingi lilled pandud ja küünlad ja ei tea, midagi on siin vist juhtunud kunagi hiljuti siis vastu. Kõnnu Suursoo vaatlustornis käisin ära, oleks seal isegi võinud pikemalt olla, aga sinna tuli suur grupp turiste tuli peale, sakslased vist või lõud olid igatahes ja nii et siit lähen nüüd üle pikk jupp veel laudteed kõndida ja siis tulen välja sinna teisel poole välja see pikk laugas ja mis seal need on, nii et hetkel on veerand 1 on kell, nii et hetkel vast võib juba rahulikult võtta. Ilm on väga ilus, nii et siit edasi.
oli jalgratturitel, kes täna üritavad üle tulla. Sinna raja peal teid liigub ikka ühte või teistpidi, nii et sellise tuulega, tuul on täpselt külje pealt praegu ja niimoodi ja hästi puhangüli ja tugev tuul, nii et isegi jala on raske käia, üritab maha lükata, nii et rääkimata veel jalgratturist, et jah, eks see Kakerdajal on samamoodi inimesi täna, et ja ma eeldan ka, et eilse selle suure vihmaga tõenäoliselt jalgratturaid sai päris kõvasti pihta, sest jalgrattaga sellise tuule ja vihmad nagu eile oli, see võis päris karm olla, nii et kindlasti olid neid, kes said samamoodi märjaks nagu mina lõpuks laagris, et ma ei olnud kindlasti ainuke eile õhtul läbi märg laagris, nii et siit nüüd alla ja edasi põhimõtteliselt sinna metsaserva, mis seal eemal on ja sealt siis metsa seest, aga suust metsaservast saad edasi Valgejõe suunas ja siis üles Tallinna-Narva maantee poole.